tere! Mina olen Marielle. Kui räägime toidust, siis üks sagedasemaid segaduse allikaid on sõna töödeldud. Sageli tekib tunne, et töödeldud toit on halb ja töötlemata toit hea, kuid tegelikkus on palju nüansirikkam. Peaaegu kogu toit, mida me sööme, on mingil määral töödeldud. Juba see, kui sa pesed, lõikad või kuumutad toitu, on töötlemine. Küsimus ei ole seega selles, kas toit on töödeldud, vaid kui palju ja millisel viisil seda on tehtud. Kõige lähemal oma loomulikule kujule on minimaalselt töödeldud toit. Need on värsked köögiviljad, liha, kala, munad ja marjad. Toit, mis on küll võib-olla puhastatud, külmutatud või tükeldatud, kuid mille olemus ei ole muutunud. Selline toit säilitab oma toitained ja sobib organismile enamasti hästi. Järgmine samm on töödeldud toit, kus on tehtud midagi rohkemat. Lisatud soola, suhkrut või rasva, et parandada maitset või säilivust. Siia kuuluvad näiteks juust, hapendatud toidud, leib või konservid. Huvitaval kombel on paljud sellised toidud osa traditsioonilisest toidukultuurist ja võivad olla täiesti tervislikud. Mõnikord isegi kasulikumad kui täiesti töötlemata toit. Sest näiteks kääritamine parandab toitainete omastamist. Kõige kaugemal oma algsest vormist on ultratöödeldud toit. See on toit, mis on loodud tööstuslikult, kasutades rafineeritud koostisosi ja erinevaid lisaaineid, mida koduköögis tavaliselt ei kasutata. Sellised tooted on sageli väga maitsvad, pika säilivusajaga ja mugavad, kuid nende eesmärk ei ole keha toitmine, vaid pigem müümine ja tarbimise suurendamine. Just sellise toidu liigset tarbimist seostatakse tänapäeval üha rohkem ülekaalu, ainevahetushäirete ja krooniliste haigustega, sealhulgas teise tüübi diabeediga. Toidu töötlemise hindamiseks kasutatakse ka teaduslikke süsteeme, millest üks tuntumaid on Nova Classification System. See süsteem ei keskendu ainult kaloritele või toitainetele, vaid sellele, kui kaugele on toit oma algsest vormist eemaldunud. Mida rohkem on toitu muudetud, rafineeritud ja kombineeritud erinevate lisaainetega, seda kõrgemasse kategooriasse see kuulub. Samas on väga oluline mõista, et looduslik või töötlemata toit ei tähenda automaatselt, et see sobib igale organismile igas koguses. Mõned taimed sisaldavad ühendeid, mis võivad suuremates kogustes ärritada seedimist või takistada mineraalide omastamist. Samuti ei pruugi toortoit olla alati kõige kergemini seeditav. Teisalt võivad mõned töötlemisviisid, nagu keetmine või fermenteerimine, muuta toidu hoopis paremini omastatavaks ja kasulikumaks. Tänapäeva suurim probleem ei ole niivõrd töötlemine ise, vaid ületöötlemine. Toit on muutunud mugavaks ja kättesaadavaks, kuid sageli on selle käigus kadunud see, mis on kõige olulisem. Toitaineline väärtus ja tasakaal. Seetõttu ei tasu toitu hinnata mustvalgelt, vaid pigem mõista, kust see tuleb, kuidas see on valmistatud ja kuidas see sinu kehale mõjub. Lõppkokkuvõttes ei ole kõige olulisem see, kas toit on täiesti töötlemata või mitte. Oluline on see, et toit oleks võimalikult lähedal oma loomulikule kujule, sisaldaks päris koostisosi ja oleks selline, mida keha suudab hästi kasutada. Head tervist!